No sellisele küsimusele on keeruline vastata, eks see sõltub ju kõik asjaoludest, mida me teame ja mis olukord on ja nii edasi. Et ma olen ka omajagu küüniline, aga võib-olla siis mitte nii küüniline. Ma siiski ütlen, et sõprus on võimalik. Jah, on selline väljend, et sõbralikke eriteenistusi ei ole, et on teatud huvid ja lahknevused, aga see ei välista kuidagi head kollegiaalset läbisaamist ja näiteks see suur terroriraine, mis Euroopas oli 2015–2016, seda on suuresti pärsitud, mitte ainult, et julgeolekuasutuste töö ja nii edasi. Et ma julgen väita küll, et näiteks on valdkond ja näiteks terrorismivastane võitlus, kus Euroopa Liidu, Norra, Šveits, nüüd ka Suurbritannia, siin ei ole mingisuguseid põhimõttelisi vastuolusid. Et see koostöö on igapäevane, väga põhjalik ja on kümneid terroriakte ära hoitud. Jah, mis puudutab mingit majandushuvide kaitset, poliitilist luuret, see on teine valdkond, aga need inimesed, kes seda koostööd teevad, nad saavad aru, mis on milleks, kuidas need asjad käivad, millised on mängureegleid ja neid asju ei pea alati ka isiklikult võtma, et sellest ei tehta mingisugust tragöödiat. Et see demokraatia kaitse, mis lääneriikidel on, et see on siiski suurem väärtus, et ma julgeks öelda küll, et see koostöö on võimalik ja mingites küsimustes see on väga hea. Ja samal ajal võivad tekkida konfliktsituatsioonid. Saksamaalt on saadetud välja Ameerika luurajaid, ameeriklased on välja saatnud, rootslased on välja saatnud ameeriklasi. Et see käib selle elu juurde, et see, ütleme, et seal on 50 värvi varjundeid, et see ei ole must-valge maailm.